öine vahendub ja bingo. Läheb. Kerge drive'iga. Refist või? Ma teist salmi ei tee kohe või? Ei, vanema või? Mul peal kuskilt siit. Kuna öised teemad olid seal peal, siis mina mõtlesin selle sõnapaari välja. Siis mõtlesingi lihtsalt öine ja kuidagi bingo, ma ei mäleta, kuidas see tuli. Bingo sõna oli mul vist juba enne kuskil ka mõtetes ja siis ma panin need nagu kaks kokku lihtsalt. Ja noh, see sisuline külg ka nagu klappis päris hästi loosõnadega ja meeleoludega. Noh, kui hakata lugusid nagu võtma ette ja mõtlema, et mis nendega nagu seostub või et millises nagu atmosfääri need lood nagu paigutuvad või see, mis selles lugudes nagu toimub, siis ikkagi esimene lugu on kohe väga öine lugu, sa lendud taas. Õhtuks koju on ka, õhtu on ka peaaegu juba nagu öö, siis siukseid, ütleme, niukseid nagu päevaseid lugusid seal tegelikult meeleolu mõttes on ikka päris vähe. Sidereaalse eluga pimedus juba nimest, eks ole, siis mul ei ole enam mälu, karetekk, see on ikka puhaske, no see ongi öine plaat, et need meeleolud on ikkagi öised seal minu meelest. Kõige põnevam oli võib-olla salvestuda minu jaoks õhtuks koju ja siis vana teerulli. Õhtuks koju sellepärast, et kui tavaliselt mängin mingit, proovis mingit tavalist biiti trummiga ja siis salvestustel alati saab kasutada kõigest perkussioone ja asju, mis mulle väga meeldib. Saigi seal õhtuks koju kasutada nii trianglit kui shakereid, kui mingit puujunne, kui ma ei tea, tamburiini, kõik asjad, mis seal stuudios leida oli, kõik on seal loos kuskil sisse ära peidetud ka põhimõtteliselt. Ja see on alati tore, et saab seda rütmika atmosfääri luua seal suurelt. Mulle meeldib seda perkussiooni seal salvestustel mängida. Siis on loo selgroog on ja siis teatavasti see rüpimasin. Ja siis siia hakkasid tekkima erinevad
Stones'i enda duetti. Nagu see on nagu, isegi ma natuke kardan seda kuulata, aga koju tagasi. Koju tagasi. Koju tagasi. Koju tagasi. okei. Selles lõpus oli päris huvitav, jah. Mingi korra. Kas see müra? Mis selle teise loo nimi on? Õhtuks koju. Hommikul käisime veel ujumas. Viimane helge hetk sest pikast nädalast. Siis on see kokteilised tank. Pakitud kohvrid kõigest kõrini. Õhtuks koju Tagasi. Õhtuks koju tagasi. Õhtuks koju tagasi. Tuleb lõikama otsa. Imandreik. kõik sama nüüd figuuri. Trummi saa salveta. Ja pane trummi salveta. Et pane õige kiirusega kuulemist, see on viirus ilmselt. See on jumala hea. Lugu liiga kiire ei ole. Mingi Alto Saks võiks mängida selle käikvel. Äkki on valasid praegu. Äkki siis lugu siuke nagu Pimedus, mis mind üllatas, et üks populaarsemaid lugusid oli. Saladuskatte all võin öelda, mina seal lausa mängidki midagi plaadi peal. ja sa ei pannud seda plaadi peale ka nimistusse? Mina ei pannud seda plaadi peale ka nimistusse, nii et vedas, aga ma ei pannud veel mõnda lugu, mis õnneks vist oligi head ei pannud, nii et vaidluses sünnitada ikkagi. Mis see Pimeduse tegi selle just, et selle... Ma ei teagi, mul lihtsalt see lugu alguses kuidagi tundus, ma ei tea, siuke lugu, mis ei tundunud väga hea lugu. aga kuidagi ta praegu on hea, jah. Ma ei tea. Võib-olla mul enda peas oli kinni midagi lihtsalt ja ma ei saanud aru, kuidas see lugu peab toimima. Peaks pidanud rohkem kuulama ja mitte nii palju mõtlema. Sest kui me selle alguses tegime nagu ära, siis see oli ikka väga mannetu. Nagu ikka konkreetne sitt oli see põhi ikkagi. Kui see need esimesed kidrad ja siis trummide põhjus ikka logises tohutult ja... Aga siis ma arvan, see lõpuks nagu
ikkagi võib-olla päästis see akust nagu, mis sinna sai juurde mängitud ja see, et muutus ükskõks nagu folgilooks ja selle looga muidugi Kikas tegi ikka ka nagu mingit imet täiesti, sest et see oli esimene sisse mängitud variant oli ikka siuke noh, ta oli nagu kuidagi nagu, ma ei tea, see oli nagu siuke, see on lugu, mis on ikkagi nagu stuudios nagu heaks saanud, et ta oli siuke, kuidagi siuke nukker, siuke ligad ja logad ja siis muidugi laulsin vist seda ka, ma arvan, mingi 100 korda äkki või midagi sellist. Lõpuks siis oli niimoodi, et ma selles tutsis ei suutudki seda nagu, midagi ei tulnudki välja, siis läksime Pajuga proovikasse. Siis tegin seal 1 või 2 teikst, ütles, et okei, nüüd siit võib midagi tulla, sest mingi 3. või 4. siis oli nagu okei. Et oli mängitud, oli ka vist alguses oli üritatud või noh, alguses kui me salvestasime, siis see kuidagi lugu oli hevim või kuidagi need kitradel oli nagu palju nagu tihedam selline noh, roll või. Ja siis mingi hetk nagu ma hakkasin neid kitrasid ka vist päris palju ära nagu noh, lõikama ja siis me peaaegu pool nalja pärast mängisime siia akusti nagu, et äkki paneme kuhugi. Ja siis mingi hetk mul hakkas tunduma, et see akust ja siuke reiviv nagu vokaal ja selline atmosfääriline kidra, et need nagu hoiavad see lugu palju rohkem koos. Et see käik, mis on noh, kus on siuke, kus on mingi siuke kerge proge ambitsioon ja mingi siuke musikaalne ilu, et see ei ole nagu selline noh, et see ei hoia seda lugu koos, et see on kuskil noh, ta on olemas. Loojud ja reeglid, päev nõnda kantustöö taha kaon, öö olgu peale. Hiilivad tänaval pimedus maal, uks paugud kinni. Kovistan trepil taas algab tee, ootan ja loodan, et täna öös. Aga kas Paju ei mänginud siiski pimedusse ühe kitarri? Minu meelest on mänginud. Seal ühes kohas ma kuulsin enne, et ta ei mänginud siia midagi. Gert Paju oli. Ja see on vist Tursa mängitud nüüd see käik, mis järgneb siia. Meeleolu läks nagu vastavaks, noh, et kuidagi, et kui need asjad olid, noh, okei, üks asi on see, et kõik pole mängitud täpselt, noh, jätame selle asja kõrvale, aga siin see eelmine miks ka, et kui ta oli selline estraadlik, siis ta nagu seisis nagu, et kõik olid nagu, asjad olid nagu hästi või, et mingisugune siuke noh, rütmikas mingisugune natuke selline ärevam meeleolu nagu hakkas minema selle helipildiga väga hästi kokku, siis nagu noh, siis ma tundsin ise ka, et jess, nüüd see lugu sai valmis. Settingud on kõik väga head. Jah, nüüd see kaabli tõu ära.
No nii. Taama pääs. Bent. Bent, missugune? Tüüp nagu... Sõna meelde praegu. Jooksis. Ei. Tüüp jumala hästi improviseerib. Kes on? Kurs praegu on jumala head improviseerib. Siuka... Uks paugub kinni, kaabist on trepil taas algab tee. Ootan ja loodan, et täna öösel eksin ma teed. Eksin ma teed. Eksin ma teed. Eksin ma teed. Pimeidusest kutsuvad taas. Mida pimeidusest kutsuvad taas. Keda pimeidusest kutsuvad taas. Kas vastan teile? Vastan teile. Mis roll oli Kikkal selle plaadi nagu valmimise juures siukseks ühtseks tervikuks? no ma arvan, et siin oligi ka see, et keegi kõrvaline isik miksis nagu need lood ikkagi oma kõrva järgi mingil määral. Ta nägi seda tervikpilti nagu rohkem, mitte seda, et igaüks ju näeb ikkagi mingil määral seda, mis ta ise on nagu loosse panustanud. Kuulab seda võib-olla rohkem või see oli, ma arvan, lihtsam. Ja noh, see, et kui üks inimene miksib terve plaadi, siis on ikkagi alati abiks. On ju küll siuksed plaate, aga kus erinevad inimesed miksivad erinevaid lugusid. Tervik ongi parem, kui üks inimene ilmselt miksib. Ma arvan, et tal oli väga suur roll, ta nägi nagu asju natuke teistmoodi, kui meie siin omavahel. Või noh, ise tehtud plaatide puhul on näinud, et võib-olla oleme hakanud kordama ennast, et võib-olla Martin oli natukene teised uut hingamist, uut vaatenurka meil siin lugudes või kuidas neid, kust külje pealt neid lugusid vaadata, palju lood, et tegelikult enam-vähem valmis, aga mingisugust, kuidas laulda ja kas tempot seal muuta või võib-olla ise ta oleks mõned lood teinud rohkem agressiivsemad, et ta tõmbas seda nagu hoogu natukene maha ja võib-olla vaatagi natukene niisugune läbimõeld. Aga jah, Kikka panus on selle albumil ikka tohutu suur. See töö, mis ta seal kõik on nende lugudega ära teinud, selle miksimisega ja üldse see ülesvõtmine, et lugude trummi soundid olid juba alguses, kui sa sai nad nagu sisse mängitud ja siis kuulasid ilma igasuguste mingite kajadeta või asjadeta, mingid kompresseerimised ja need soundisid juba algusest peale nii hästi, et see nagu täiesti põhimõtteliselt polegi vaja midagi teha, et pane lihtsalt plaadi peale ja kõik ongi täiesti tip-top soundi. Aga ta praktiliselt iga asja juures, praktiliselt iga soundi juures ju iga soundi valiku juures, mis iga pilli puhul on, ta nagu vajadusel ütles midagi. Praktiliselt niimoodi ei olnud kordagi, et keegi läks ja pani võimu sisse ja hakkas mängima, see oli ikka see 7 mingit mikrit. Praktiliselt iga soundi puhul ütles, et kas see nagu sobib või see nagu ei sobi. Paljude arranžeeringute puhul samamoodi, et kas see sobib või ei sobi. Kuigi et nagu tema arvamus oli ikka väga oluline, aga samas me nagu
ei läinud nagu eriti nagu vaidlema üldse minust. Mingi, noh, loomulikult on olnud mingisuguseid vaidlusi ka, ma mäletan. Põhiliselt selle üle, et mina vist pidevalt tahtsin, et mängiksid rohkem mingisuguseid partiisid nagu, isegi kui need ei jää nagu, et sealt saaks lõpuks võib-olla hiljem jätta sisse mingisuguse väikse tüki ja siis nagu mingi hetk ma mäletan, et ei ole, kõik lood on nii täis mängitud, et nagu et kuna ma alguses kuna alguses need trackid kõik jooksid ka kuskil, siis tundus, et seda kõike on nagu palju, et aga kui hiljem vaadata, et mis lugudega läks libedamalt, siis libedamalt läks nende lugudega, kus oli rohkem partiisid. Ja igavene häda ja mässamine oli alati lugudega, kus oli natuke piiratud. Et tihtipeale mingisugused sellised väiksemad ebaolulised partiid kuskil võivad hiljem miksimisel nagu anda mingisuguse lisatoe sulle teha ja kuskilt välja päästa. Et aga üleüldiselt on tegelikult minul Hans Anturiga lihtne tööd teha. Ei ole mingisugust. Võib-olla lihtsalt ongi see, et kuna ma olen nagu selline tuttav inimene, osade jaoks sõber lausa, et siis on selline nagu peale lendamine on nagu tavaline, et kuna nüüd asjad valmis saavad ja kõik selline nii edasi, et aga mõnes mõttes nagu jälle omadele inimestele sa tahad neid asju teha ka nagu paremini. Et see on nagu siuke kahe otsaga asi, et omad inimesed tahavad, et need asjad saaks kiiresti valmis, ise tahad, et need asjad saaks hästi tehtud ka veel. Et see on, ma arvan, kõikidel tuttavatele inimestele nagu töö tegemise puhul muudab mingid asjad keerulisemaks. Okei. Avan silmad vastu vaatab, olen larmi. Peale laotatud on võõras karetekk. Tundub, et on ammu saabunud lõuna. Sulen silmad taas ja palun. Pane uuesti! Tõmbaks konjak kohe ära. Sa pead filmina? Rinnus süda teeb paar veidrat jõnksu. Kusagilt on lähenemas sammu. Tõmban ennast sohval jälle krõnksu. Ja mul pole nõnda paha olnud ammu. Karedek. Peagi niimoodi? Nii jääbki? Kõik? Kes on teisest toast küll välja tulla võiks. Karedek, ole hea ja ütle sest. Sa ju tunned teda ja... Selle naeru võiks panna suht vaikselt sinna taha. Jah, see naer võiks küll paikneda. See nii vali. Kostis või? Kostis väga hästi. See on salvestatud ka õnneks. Nii et get by with the vocals. Diskoks vocals nimed. Sa pole eeldused Kiletroniga oli ju laulis. Et sa võid ainult ühte kasutada tegelikult. Panime kirjas.
seda kahte polegi vaja võib-olla seda. aga kui, siis kolmandal korral. Mina tegin midagi. Sa oled lühema sellest. See on mingi rõõmus koht. Teile peaks natuke valja panema äkki. Esimene oli natuke. Esimene vaikselt valja. Pinge kogu kasvast. Ja vahet ümber, jah. Liiga pikaks läheb see äkki. Tegelikult see õhk peaks olema seal ja siis peaks mingi vaiksemalt ei taha. Vaata praegu tal on see, et ta kerib sinna pärast sinna üles mingi korraks ja siis läheb alla. Ta võiks nagu ära siis sealt tulla mingi teil alla. Eks see oli okei isegi võib-olla. Jaa, okei, muidugi. Kui pärast madalaid ära võtta, siis ma ei tea. Ma jätaks ainult Võib-olla jätaks ainult esimese, jah? Kõlas esimene. Aga jätaks pigem kolmas läheb paremini sõnadega kokku. Esimene kõlas paremini. Okei. Või siis kopeeri see esimene teise asemele, see oli paremini välja. Mis kolmanda? Esimesel ja kolmandal korral on see praegu. Ei, no... Mina jätaks esimese. Mina jätaks ainult esimese, jah. Okei, siis. Kuidagi nagu... Loogiline. Hea küll. Hakkad ootama seda teist ja siis tuleb. Just. Okei, ma teen siis sõnad ümber. Pange ainuke see, siis sinna kus teine on. Ei, nii on hästi. Siis jääb midagi enam ootama. Ei, see on just see väike üllatus ja rohkem ei tule. See on nagu ootama. Minu arust on nii just see. Teise, see nagu naeru koht see peale siis. Ei, kui oleks praegu ainuke kord olekski nüüd. Ei, mulle on niimoodi, et see suks noor. Ei, siis see kaja sõidab sul sisse, lõpuks tuleb mingid asjad juba. Nii on hea. Mina ütleks niimoodi, okei. Kui Tursk astus sisse nagu, siis hakkas siis nagu automaatselt mul peas käivitus. Avan silmad, vastu vaatab. Et nagu, et lihtsalt, ta lihtsalt laulis seda täiesti, ikka ribadeks totaalselt. Sellepärast, et ta ei olnud rahul ja siis siin oli ka kõvasti draamat, et nagu, alguses ei olnud nagu mina rahul esimeses faasis ja nagu mina rahul, et ütlesin, et ei, see voks ei lähe, et sa pead laulma paremini ja siis mingi hetk Tursk vist käivitus sellest nagu nii meeletult, et ta aeg-ajalt, kui ta sattus Tartusse, siis me laulsime ka alati igaks juhuks paar teiki karedat tekki. Nii et ma arvan, et siin on, seda lugu on ta laulnud ikkagi metsikult, aga samas on jälle lauljana muutunud paremaks, ma usun, et kõvasti tänu selle loole ka. Praegu läheb siis... No vaata, lihtsalt tuleb hakkab. Mida on pehme? Võib-olla ongi hea vastukaaluks. See on siuke metall.
päevad. Soorides sahtlites, kuid tühjad on käed, silmad näevad. Kõrvad kuulevad, kuid see meelde ei jää. Silmad näevad, kuid see meelde ei jää. Kõrvad kuulevad, kuid see meelde ei jää. Üks üles jooks läks vist perse. Pane uuesti ka. Ma saan paremini. Mängida siukse gruuviga, lõdvalt. Ma üritangi mängida. Olen kidras mänginud päris 2 nädalat. Panen. Pane. Mul ei ole enam mälu. Ja siis kui oli noh, kui ma võtsin nagu selle albumi nagu miksimise tõsisemalt käsile, siis see oli minu arust esimene, mille ma ette võtsin. Ja siis ma hakkasin pihta ja siis mõtlesin enda jaoks meetodi, et hakkan pihta loost, mis töötavad kõige vähem või noh, mis on kõige väiksema potentsiaaliga, et hakkaks sealt pihta. Siin sai aetud see trummi sound nagu üle võlli veits ja siis ta läks selliseks, siis see lihtne monotoonne beat omandas mingisuguse sellise noh, ta sai nagu mingisuguse raskema kaalu või, et alguses ta oli lihtsalt selline natukene nagu tagasihoidlik. Ma mäletan, ma väändasin need trummid kõikvõimalikest masinatest läbi, mis mul sel hetkel nagu käes olid, et saaks kuidagi mingit elu sinna sisse. Sest ülejäänud asjad olid tegelikult päris hästi, nagu väga hea bassipartii oli jälle, mis hoidis väga hästi. Ja need fotoslaidid ja asjad, need olid kõik väga... Ta vist mängis enda selle läpstiiliga seda midagi siin kogu aeg läbi loo.
mälu tundus ka siuke kuidagi, ma ei tea, et ei ole nagu päris hea laul võib-olla. Aga lõpuks nagu tuli välja, see on plaadi üks kõige paremaid lugusid. Ai jää, hakkas juba pihta jälle. Lähme pask reis. Sellel ei ole mingit õigustust. Ei ole. Metsaloomade kuradi häirimine hakkab siin pihta juba. Küraga vali. Ei ole üldse. Trummid on nagunii kõvad. Sellega oli jah päris siuke naljakas lugu, et siis kui tegime selle väikse staadioni loo, proovis siis mängime siin mitu korda läbi, kõik kõlas väga hästi. Mõtlesime, et lähme siis salvestame sellega ära veel, et äkki saab ka plaadi peale veel selle loo. Ja siis läksime Tartusse, salvestasime ära, siis kuulasime üle, mõtlesime, et kurat ikka natuke logiseb ja ei ole nagu seda õiget vibe'i ja minul üks basstrummi löök käis kogu aeg mööda. Siis lihtsalt mõtlesime, et ei jäta seda ja panime asjad kokku ja tulime tulema, tuleme siis järgmine kord, et harjutame natuke veel. Ja siis me tulimegi tagasi, tegime veel proovi kõvasti, harjutasime ja siis läksime uuesti Tursaga kahekesti tagasi Tartusse stuudiosse. Et teeme kahekesti selle põhja ära. Samal ajal Mihkel ja Paju siis salvestasid siin Paides meie vanas proovikas nii-öelda siis teisi asju, mis oli veel vaja teha. Me läksime siis Tartusse, panime asjad üles, tegime kõik ilusti ära, kõik soundis väga hästi. Kõik tuli välja, tulime looga siis Paidesse, siis Mihkel hakkas Paides peale laulma. Laulis, lugu hakkas, intro värgid ja hakkas laulma, laulab ja järsku tuleb kuradi refrään peale ja pooled sõnad on veel laulmata. Siis tuli välja, et me olime Tursaga esimese salmi poole lühema mänginud salvestusele sisse, kui tegelikult proovis oli. Ja siis polnudki muud, kui Mihkel
tõmbas sealt sõnad maha ja laulis nii palju, kui lugu lubas ja siis tuli refrään peale ja läkski jälle refrääni peale. Ma ei mäletagi. Trummidega oli ka mingi üks koht, kus paneme kaamera vahepeal kinni. kus vist mingil breigil ei jätkunud vist mingit lööke nagu. See oli mingisugune mingi 2 takti 16-ikke ja siis 16. lööki nagu ei olnud. Aga sa olid ta mänginud nagu niiviisi, et sa olid need 15 lööki nagu sinna sujuvalt laiali jaotanud nagu, just nagu. Ja see, seal midagi jõhkalt räägis ja ma mäletan, et ma vaatan järgi, aga minu meelest ma jätsingi selle 16. löögi ära. Aga seda ei pane tähele, et elab üle küll. Jah, ja lõpuks see lugu hakkas nagu ägedalt viskama. Et tekkis siuke Boys are back in town'i vibe nagu. Siin on veel mingi, need ei ole see. Ja siis oli väga kihvt oli, siin oli see klaver selles loos. Mida ma ei mäletagi enam. Ja see oligi nii, ma läksin Kikka juurde veebruaris, kui kõik oli juba valmis. Tahtsin midagi vist veel üle nagu teha, sest ma tegin kõike üle, eks ole, lakkamatult salvestasin kõike uuesti. Ja siis kõik asjad esimese korraga. Panin igale poole mingid jõhkrad need plokid vahele, need ohutud möllud. Ma tegin mingit teist asja seal tegelikult, mul oli vaja mingi muu asi valmis saada, aga ma ei mäleta, mis asi see oli. Ma laenasin selle jaoks, ma mäletan Paju pedalboardi, kus kõik need efektid peal. Mul oli vaja mingi teine asi valmis saada. Kas see oli äkki see mingi filmimuss või midagi sellist. Ja siis nagu kõrval siukse projekti mõtlesin, et okei, need on nagu siuke nagu päris töö tehtud, et let's have some fun. Mul on Kikas siuke lugu, kodus oli seda demo, mingi akustiga valmistamine, mis oli palju kiirem. Aga siis mõtlesime, et võiks olla siuke, ütleme, 100 BPM ja siuke nagu lonkimine. Ja siis seal oli kellegi 12-keelne akust. Ja siis mingid lahedad asjad veel ja siis kõik oli nagu esimese korraga. Laulsin vist 2 korda. Ja siis nagu oligi korras. Fine. Seda oli salvestada hästi lihtne. Ja siis Janno Reim tuli veel õhtul stutsi, siis me seal, ma ei mäleta, jõime mingid jooke, kas mingid seda Koskenkorva, mingisugust ubedast. Vaatasime Tuubi Brothers'i laivi YouTube'ist. Ja siis Janno kuulas seda lugu korda, väga hea. Aga et poisid, siis võttis seina pealt tamburiini ja siis pange käima ja siis mingite X-kohtade peal on vahepeal mingi sobis väga hästi. Mingisugust laule oli vist, võib-olla isegi olid kõik asjad salvestatud. Ja siis järsku Janno Reim astub sisse nagu kuulab pool lugu ära, siis mul tuli üks mõte nagu. Tamburiin ja mikir oli üleval. Tusk oli just laulnud ja siis kuulasime enam esimest korda. Ja siis ta mängis juurde mingisugune 1, 2, 3, jah, mingi 6-7 valitud lööki nagu. Ja siis mingit refräänis natuke kõigutus ka, aga sa tuled mu juurde taas. On tuba sind jälle täis. Sa tuled mu juurde taas. On tuba sind jälle täis. Sa kutsud mind endaga.
ma ei tea, miks sa siin käid. Sidereaalse eluga, palun ära tule mind piirama. Sidereaalse eluga. Sinine Rickenbacker siis Ungarist pärit. Lõpuks jõudis ometi kohale. Kaudu seal Madjarite maal siis oli aastast 3 aastat. 3 aastat vastu. No see on Rickenbackeri vast hästi vahe. Ma arvan ka. Ega siin nüüd Eestis, kui saab järgmine pool aastat sellega ära mängida. Juhtleb veiniplekid on palju. Siis on paranud tee. Kuule, aga ma tahtsin öelda. Koos on seadus. Väga, super. Tegelikult sellest võiks rohkem rääkida. anna mulle see kablunn ja paneme seda pilli äärde. Igalühel oma pill, millel mängib siis vilepill. Igalühel oma pill, bassil mängib till. Bassil mängib till. Madis Till. Igalühel oma pill, bassil mängib till. Pausiga. Till. Sidereaalse eluga, palun ära tule mind piirama. Sidereaalse eluga. Sidereaalse eluga, palun ära tule mind piirama. Upo hoopis üle põgeda, võtab hoopis upo. Loe peab see kutsume. Arne 1 kilo kutsume. Arne 2 kilo kutsume. Arne 3 kilo. Arne 3 kilo. Siin ootsi puhul, et see päris pikalt lugu kokku lõigati. Kuule muusika mehed. Ken Rebane kütab ambienti ja... Mida alla igaveseks mute peal. Kuni Masterisse minekuni järgmist minut peal. Ken Rebane tõus albumi Jaapani tuluga. Jah, see on see Jaapani kurdi turule mõeldud reliis. Jaapani reliis, jah. Ei lihtsalt remaster, teine mis on. Tahad veel teha mingisuguse? Mulle meeldib, 7. Ei nüüd sama asi duublisse, mis just tegid kõik see pikk nende kohta. Ruumi oleks juurde. Võts kitsal veel, jah? Üks sound oli natuke. Vaata, see mono sul või? Ruumi. Pane koos vokaaliga. Koos põhiboksiga ja siuke. Ma arvasin, et olen juba kõik ära jõudnud, kõik olen
me salvestasime loo põhja ära ja siis, kui me hakkasime Mihkliga vokaalipaides salvestama, siis selgus, et see loo tempo on liiga aeglane ja Mihkel ei saanud seda laulda. Ja siis ma tegin seda programmis kiiremaks ja Mihkel laulis kiirema versiooni peale. Ja kui ma saatsin selle vokaalitracki Kikale, ehk siis Martin Kikale, siis kes meie plaadimiksis, siis ma ei öelnud talle, et me selle kiiremaks tegime, ma saatsingi talle selle kiirema versiooni, sest ta ei saanud aru, mis toimub, et põhja peal see lugu oli, vokaal oli poole kiirem, kui oli see põhi. Ja siis ta ei saanud seda paika ja siis me ikkagi pärast midagi tegime, et see uuesti õigeks teha. Et muud ei olnud, et see lugu oli lihtsalt liiga aeglane alguses. Aha, siia oli vaja sükest bassile sükest natuke metaalsemat asja juurde keevitada. Siis ma lisasin siia seda natuke ja põhivärk oli trummidel. Olla eraldi mingisugune soundtrack. Ma veel mingisugused soolokäigud, neid, ma mäletan, mis need olid. Kes neid? Ilmselt Foto on mänginud need. Lõppmiksid palju, kuidas sinna see asi jäi. See sahin on väga suur osa siin, ilma selleta vist ei... Toive on sainal. Väga mõnus rahustav. Selle looga vist läkski kõige valutamalt kuidagi. Ma arvan, et see oli õige, et see sai kiiremaks. Lõpuks ikkagi. Kuna ma saan, et see oli Fotol oli kõvasti mugavam see laulda. Võta bluus ära. Lihtsalt trumm.
Sinu käes või? Said selle? Leidsid diivani peal. Selle diivani peal oli. Noh. Teeme. Simple as that. Koosene seadus. Või siis samamoodi äkki... Sa mõtled täis salmi või? Enne salmi. Äkki lihtsalt tõmbad jätta see kõlama. See on lihtsustada. Jah, sama hästi teha, mis siit taga saab. Tee äkki seal laul, kuule. Tee teise salmi alguses ka see sama. Kogu aeg on nii-öelda. Ma kogu valesti mängid siis või? Ei, sa mängisid õigesti, proovis. Ma mäletan jumala selgelt niimoodi niipidi. Ma olen lõpuosaga segamini just. Hakkab aastas. Oota. Ei. Jääb siia. See siis. Ei olnudki kuidagi seekord väga midagi keerulist minu arust. Lihtsalt see, et aega võttis kaua. Ilmselt. Kõige keerulisem oli muidugi Paju partiiti salvestamine. Või Tursa, ma ei tea, 160 teiki, karedat tekki või... Õnneks meie ei pidanud seda kuulama, ikas pidi seda kõike kuulama. Aga üldiselt teil läks nagu kuidagi lihtsalt mingit lugusid tuli järjest normaalse tempoga ja ei olnud sellist nagu topelt Vikerkaare ajal näiteks, et mingid lood olid puudu ja ideid polnud või see läks kuidagi lihtsamalt. Ma arvan, et ilmselt inimsuhted. Pikemalt pead. 5 inimest pisikeses ruumis aastate jooksul niisugused pikemad ajavahemikud järjest. Meie, kes me oleme juba 12 aastat bändi teinud, et seal tekkis võib-olla vahepeal natuke pingelisemaid momente, eriti kui mina mõnda asja ära ei mänginud. Aga ei, tegelikult ei olnud midagi väga keerulist, see oli niisugused loomulikud olukorrad. Everson Lake Kalver või? Kui neist puudub hind ja liiva, tõid traktori. Sel on verevaim. Mismoodi me sünki saame siis? No jah, sul on niiviisi mängitud praegu, vaata. Keset tasa, kõik
jah. See on see hilisem tiks, vaat seal on 2 erinevat tiksu, algus ja teine tempo. 129 on tempo. Esimene on 129. Okei. Kaks lööki näinud ees. Valmis või? pane, kui ma hakkan enne mängima, siis pane see käima. Tempo üles 125, mulle tundub. Mul on see kirjas 129. Okei. Kui ma hakkan mängima, siis pane käima. Jah. Võib. Oi, lase mingi, ma ei tea, 5 sekki käia, siis pane käima. Jah. Võib. Jah. Kodust kaugel nad teavad su saladust. Põlgus hinges ja paitab neid soovuseid. Katt. Okei, ma mõtlesin, et 2 lööki vähem on alguses. Võta seda kuradi lehma kella vaiksemaks kõvasti. 10 lööki. Davai. Keegi võiks selle ukse üle paati. Palju viitsi. Jah. Aga see põhimõtteliselt toimib. sellega oli ikka kõva jauramine, sest et see lugude järjekord minu arust sai tehtud ju ikkagi niimoodi, et mingil hetkel olid kõik lood olemas, mingi 15 või 16 lugu ja siis igaüks pidi saatma meili peale enda nägemuse järjekorrast. Meie neljakesi ja siis Kikas. Aga Kikal vist olid kõik lood seal järjekorras, kõik 16. Siis Pajul näiteks, ma mäletan, ei olnud Pimedust üldse sees. Siis minul ei olnud vist Helinat alguses sees, mis minu arust on väga hästi tulnud välja plaadi peal. No ikkagi kõva vaidlemine käis ja siis lõpuks oli veel see, et me saatsime selle enda selle
me leppisime järjekorra nagu kokku, saatsime selle Vaikole enne väljaandmist ja siis Vaiko ütles, et nii ei saa ikkagi, et plaadi esimene pool on palju halvem kui teine pool. Ja siis ühe loo ta arvas siiski, et võiks nagu üldse välja jätta ja selle me jätsimegi välja lõpuks. Sest et kui me nagu natukene mõtlesime järele, siis nagu oli väga hea, et seda ütles, et ta oli ikkagi õigus. Ma arvan, see lugu, mille me välja jätsime, see Külma jõuan ilmselt nagu ei oleks ennast tegelikult õigustanud, nii et lõppkokkuvõttes see järjekord sai nagu päris hea. Alguses oli õhtuks koju oli kuskil kõige lõpus vist. Ma ei mäletagi, mis seal oli. Tohutu arutelu, selle võib võtta Gmaili pealt lahti, kus kõik seletavad lakkamatult. Näiteks vana teerull, kus oli väga vähe instrumente, kitarri polnud põhimõtteliselt. Seal sain üle pika aja jälle bongosi mängida, mis on muidugi väga lahe tegevus. Salvestustel eriti. Nagu hakkasime stuudios pärast proovi tegemist nagu sättima. Demod on varem, siis on nagu ikkagi mingi pilt umbes selge, milline see võiks olla. Sõida salmid ja refräänid eraldi. Aga lõpeta salmi kohal ära. See tähendab peale salmi. Risti kõik. Aga teeme ainult sellesse soolo kohta vist või? Jah. Ehk panemegi terve loo. Siis jõhkrad plätsud ikka. Suvad. Ei, mõtleme sinna sellesse, kus see mõttetu klaveri soolo on, jah? Palju paremini sees loos. No jääb see siis? Jääb see. Minu arust on okei. Davai. Purgis. Oota, kuule, see küll meelde.
ma saan veel üles siia. jäta muusel ka lahti. Thank you.